päevast, daamid ja härrad. Minu nimi on Ruuben Saal ja mul on rõõm teid näha sellel päeval, mis peaks Tartu inimestele tähendama väga palju. See päev räägib julgusest, ennastsalgavusest, ohvrimeelsusest ja oskusest hinnata vabadust. Ja et ma ei peaks siin pikalt jutustama, siis ma loen ette ühe katkendi vastupanu liikumise võitleja Karl Launa mälestustest, kuidas algas Tartu ülestõus. Peale kella 9 õhtul tuli sidemehe kaudu muuseumi rühmale käsk kell 12 öösi välja astuda linna ülevõtmiseks. Käsu andnud staap pidi olema kohvikust tsentraal. Läksime 2 mehega tervishoiumuuseumist sinna. Kohvik oli töö lõpetanud ja suletud. Peale teatavate formaalsuste ja märgusõnade vahetamist jõudsime staabi jutule kohviku tagaruumis. Koos oli umbes 2–30 meest, kes istusid suure laua ümber, mille kohal rippus laest alla suur sinimustvalge lipp. Pealik, umbes 30-aastane mees, viis meid kui muuseumi saadikuid oma juurde ühele poole laua otsa ja andis toolid oma kõrval. Nagu perelepingu tegemise alguse täheks, ta asetas püstoli oma ette lauale, enne isegi kontrollides, et oli laetud. Ta esimesed sõnad olid: kas olete kell 12 valmis?